Pärnul on eelkõige õhuväravaid vaja seetõttu, et kõik need turistid, kes Pärnut kavatsevad külastada, nende arv kindlasti kasvaks. Ja just nende turistide all, kes on, me mõtleme, kes on maksujõulisemad ja kes avastavad uusi sihtpunkte, kes on noored, kes tahavad liikuda võimalikult kiiresti ja ühe-kahe transpordiliigiga, et nende sihtrühmade leidmiseks ja nende siia toomiseks on kindlasti Pärnu linnal vaja õhuväravaid. Lennujaam on oluline nendele inimestele, kes soovivad selliseid lühipuhkusi teha ja ei soovi väga pikalt reisida, et ma toon sellise hea näite, et Pärnul on sõpruslinn Vaasa, kust autoga, laevaga, rongiga oma liikumisteed kombineerides on see periood jõuda Vaasast Pärnusse kuskil 10–11 tundi. Samal ajal lennukiga kõik peale ja maha minekud oleks 2–3 tundi. Reisiotsuse langetamisel ongi oluline, et kui inimene soovib näiteks 3 päevaks puhkama tulla Pärnusse, siis kui ta peab 2 päeva sisuliselt kulutama reisimisele, siis ta valib juba sellise sihtkoha, kuhu ta saab näiteks Vaasast lennata otse Euroopa mingisse linna, kus on lennujaam juba olemas. Ja seetõttu me kaotame konkurentsivõimes, et seetõttu on väga oluline, et ikkagi Pärnul oleks oma lennujaam. Lennujaama maksumus 13 miljonit on tegelikult üsna optimaalne maksumus, et kui me arvestame, milline on see majanduslik mõju kogu piirkonnale ja kogu Eestile, siis tegelikult on see üsna väike raha, mis lennujaama eest maksta. Ja mina usun küll, et lennujaam hakkab tööle ja kui me saavutame taseme 48 000 lendajat aastas, siis on võitnud sellest nii Eesti riik kui ka kohalik kogukond ja see avardab kindlasti Pärnu linna ja ümbruskonna perspektiivi arendada välja rohkem ka konverentsiturismi siin.